Tervist! Eetrisse läheb selle hooaja 8. ruudulipp. Sedapuhku on teemaks taaskord motokross, sestap Tridents Eesti motokrossi meistrivõistlused jätkusid Jõgeva küljel Linnamäe krossirajal. Esimesel võistluspäeval, kui rajal olid ainult sooloklassid, oli korraldajatel võistlejatele varuks ka üks päris korralik üllatus. See oli 30-kraadine kuumus ja selles peeti siis järgmised võidusõidud. Olgu veel lisatud ka see, et lisaks krossile käime ära Raha 24 Eesti kardispordi meistrivõistluste etapil Raplas, aga alustame ikkagi krossiga. Jõgevalt vaid mõne kilomeetri kaugusel olev Linnamäe rada võõrustas 23. ja 24. juulil Tridents Eesti motokrossi meistrivõistlusi ja ära sõideti 3. etapi sõidud. Rada ise põnev ja meelitas kohale palju pealtvaatajaid. Esimesel päeval ootas sõitjaid ees pea 30-kraadine kuumus, teisel päeval sõideti kohati vihmasajus ja 10 kraadi külmema ilmaga. Lisaks krossile sai rahvas näha ka mototraiali show'd, rokkide suures telgis laupäeva õhtusel kontserdil ning loomulikult vaadata siis ka krossi. Esmalt avapäeva sündmused. MX1 klassis oli Linnamäe etapp olulise tähtsusega sarja liidrile Indrek Mägile, kes lootis suurendada edu meistrisarjas. Kuid konkurendid mõtlesid teisiti. Esimeses sõidus jõudis Mägi küll esimesena stardikurvi, kuid sõitis end siis valli kinni ja langes mitmed kohad. Esimeselt ringilt naases liidrina Ardo Kaurit, kuid väike aps tema poolt lubas sellele kohale hoopis peale Türi etappi vigastuspausile jäänud Lauri Lehtla, kelle järel tulid siis Kaurit, Uusna ja Mägi. Lehtla pikalt liidri kohal olla ei saanud, kui ta tsikkel tõrkuma hakkas ja mees raja äärde jäi. Liidriks tõusis Uusna, Kauriti ja Mägi ees. Seegi kolmik ei jäänud samasse järjekorda. Mägi tõusis liidri kohale ja Kaurit suutis taas mööduda Uusnast. Tundus, et samas järjekorras ka lõpetatakse, kuid viimasel ringil hakkas Uusna tsikkel silmnähtavalt aeglasemalt liikuma ja nii jõudis talle järele Jüri Triisa, kes oli suutnud selja taha jätta nii Jaanus Kovali, venna Toomase ja Heido Havami. Kõik jäi viimase hüppe peale, kus Triisa Uusnast üle hüppas ja sõidust 3. koha sai. Mul juba stardis hakkas millegipärast tsikkel juba imelik vahet tegema, et nagu jõud hakkas ära kaduma, et poole sõidu pealt kadus ikka täitsa ära ja lõpus tahtis juba täitsa ära kustuda, et ainult esimese käiguga sai finišisse tulla. Teises sõidus ei soovinud Mägi midagi juhuse oleks jätta ja asus sõitu stardist juhtima Duo, Uusna ja Kaurit selja taga. Mägi sõitis vahe sisse ja isegi väike kukkumine ei võtnud talt liidri kohta. Kaurit oli küll vahepeal üsna lähedal Uusnale, mehed sõitsid mitmed ringid koos, kuid mööda Kaurit Uusnast ei pääsenud. Sõidu lõppedes oli järjekord järgmine Mägi, Uusna ja Kaurit. Tänase päevaga ma olen väga rahul, et võtsin põhimõtteliselt igas sõidus oma ja olin teistest üle. Kauriti sõnul polnud tegu sugugi halva nädalavahetusega. Stardijoonel oli väike äpardus, et millegi pärast tsikkel suri välja, enne kui puu hukkus. Õnneks läks kohe käima, aga nii kui üle puu tulin, siis nagu mängis ka maha ja ma sain hästi stardist minema. Ja ma arvasin tsikliga midagi viga, ma alguses nagu kartsin natuke hüpata. Aga siis ma vaatasin, et vist ikka kõik toimib ja hakkasin punnima, aga ega need teised teinud ka elu kergemaks, et Triisa taga olin päris tükk aega kinni ja lõpuks panin ikka kõik välja, aga natuke ei puudu kirsust. Etapi kokkuvõttes jagunesid kohad järgnevalt Indrek Mägi, Ardo Kaurit, Rannar Uusna, Jüri Triisa, Toomas Triisa ja Jaanus Koval. MX2 klassis, kus peeti ka Honda Racing motokrossi karikasarja arvestust, oli kohal eelmisel nädalavahetusel Keegumsis Euroopa meistrivõistluste etapiklassis MX2 võitnud Priit Rätsep. Rätsepal polnudki väga suuri probleeme mõlemas sõidus kindel esikoht võtta. Vaatamata suurele edule ei lasknud aga Priit selga sirgu ning lasi mõlemad sõidud täie rauaga, pakkudes publikule väga ilusa sõidu. Sõit sõidult tõuseb taas paremasse hoogu MX2 klassis Edik Kuusk, kes sel aastal taas peale vigastuspausi motokrossi juures tagasi on. Mõlemas sõidus oli ta stardis kohe Rätsepa järel. Esimeses sõidus möödusid temast siiski Red Moto Honda Racing sõitjad Kristjan Rätsep ja Andre Park. Nii lõpetatigi sõit järjestuses Priit Rätsep, Kristjan Rätsep, Andre Park ja Edik Kuusk. Teises sõidus aga Kuusk oma teist kohta käest ära anda ei kavatsenud. Kristjan Rätsep jõudis talle küll üsna kandadele, kuid möödumine teemaks polnud. Sõidu lõppfaasis suutis Kuusk veel vahet suurendada ja sõidu siis teisena Priit Rätsepa järel ning Kristjan Rätsepa ja Andre Parki ees lõpetada. Etapi võitja Priit Rätsep oli asjade sellise lahendusega rahul, öeldes, et kõik läks plaani kohaselt. Ega siin iga sõit on treening ja selles suhtes ei ole mõtet midagi siin hellitada. Aga jah, eks praegu nüüd teine sõit, ma sain alguses sain just hästi hea vahe sisse, et aga lõpus mingi hetk hakkas jäi vahe peaaegu samaks ja siis ma ühe korra käisin veel Küllili ka ja siis sealt nad said natuke aega tagasi.
aga lõpus nüüd viimased 3 ringi ma proovisin ikkagi täiega veel pingutada, siis ma vaatasin et nagu vahe hakkas uuesti pikemaks minema. Kristjan Rätsepale etapilt teine koht ja Erik Kuusk oli 3. Esimene sõit oli sarnane, aga lasin vahepeal pikali ja siis nad said mööda ja põhimõtteliselt lõpuni kulgesin nendega samas hoos, et ma natukene aimasin, et on võimalik nendega võidu sõita, et siis ma teine sõit nagu hoidsin natuke rohkem silmad lahti ja proovisin nagu targemat trajektoori sõita. Priit Rätsep taastas oma liidrikohaga meistrisarjas, kuid edu vend Kristjan ees on vaid 1 punkt. 3. on Park, kes jääb liidrist maha 21 punktiga. Hartwall Jaffa 85 kuupsentimeetrit klassis oli esimeses sõidus kindel võitja Karel Kutsar, kelle selja taga lõpetasid Karl Robert Reinike ja Kristers Trevinskis. Sõitu alguses juhtinud Hendrik Talviku taandus sõidu lõpuks alles 4. kohale. Ka teises sõidus tundus, et miski ei suuda väärata Kutsari võitu, kuid viimasel ringil hakkas tema tehnika streikima ja nii lõpetas ta 4. Sõidu võitis üliõnnelik Reinike, teine Trevinskis ja 3. Reiko Kikas. Etapi kokkuvõttes oli võitja Reinike, Kutsari ja Trevinski sees. Esimene koht poodiumil on päris hea tulemus ikka, kuna ma sõidan alles esimest aastat 85 ja et suht raske on nagu nende suurte poistega sõita koos. Jõudu ei ole veel nii palju nagu nendel. Meistrisarjas jätkab aga liidrina Kutsar, teine on Reinike ja 3. Trevinskis. Hartwall Jaffa 50 kuupsentimeetrit klassis oli mõlemas sõidus kindel võitja Kairo Katkosilt, kes edestas mõlemas sõidus Allar Penti ja Marcel Peldest. Poisid võtsid need kohad sisse üsna sõitude alguses ja hoidsid kenasti kuni finišini. Kokku oli kõige väiksemaid krossisõitjaid stardis 19, teiste hulgas ka üks tüdruk Soomest. Kõige noorem osaleja oli vaid 5-aastane. Enne viimast ja otsustavat etappi on meistrisarja liider Katkosilt, teine Pent ja 3. Peldes. Seeniorite klassis sai Linnamäelt etapivõidu Läti krossimees Juris Kovgers, kes võrdsete punktide juures edestas Reijo Engmani. Engman võitis esimese sõidu, teise aga Kovgers. Teises sõidus oli Engman küll pikalt lätlased tuules, lootes teda eksima sundida. Läti krossimees sel korral aga ei vääratanud ja nii pidigi Engman leppima teise kohaga. Etapi kokkuvõttes oli 3. mõlemas sõidus 3. lõpetanud Jüri Makarov. Peale 3 etappi juhib sarja seeniorite arvestuses Engman, teine on Kovgers ja 3. Makarov ja on selge, et meistritiitli nimel räägivad viimasel etapil kaasa just need mehed. Sellised olid Tridents Eesti motokrossi meistrivõistluste 3. etappe esimese päeva sündmused ja me oleme tagasi juba hetke pärast, et tuua teieni teise päeva sündmused, kus muu hulgas olid rajal Open klassi sõitjad ja kohalikku publikut kõvasti köitnud külgvankrid.